Tere kallid kodukokad, tere tulemast Toiduakadeemia virtuaalkoolitusele, kus me täna teeme teiega koos krevetibrusketat, röstitud parti, mille me serveerime pastinaagi püree ja ratatuiga. Minu nimi on Aleksander ja minu juhendamisel siis täna valmistame kõik mõnusad road valmis. Alustame siis muidugi sellest, et me koorime ära kõik bataadi, sibula, küüslaugu ja siis peseme kõik köögiviljad ilusasti ära. Peale seda, kui kõik köögiviljad on ilusasti ära pestud, siis teeme väikse lõikamise ja liigume edasi pliidi juurde, et kuum töödelda. Kuid muidugi, mis kõige esimene asi on, mis me teeme, on me peseme enda käed ilusasti ära. Aedvilju tavaliselt koorin ja puhastan eelnevalt ära ja siis ma pesen, et teha kindlaks, et siin ei oleks ühtegi mullatükki ega midagi. Alustame siis bataadi püree tegemisest. Selle jaoks läheb meil vaja 2 küüslaugu küünt, mis me asetame ilusasti väikesesse potti ja siis lõikame bataadi sentimeeter korda sentimeeter paksuseks tükkideks. Siis kui bataat on ilusasti ära hakitud, katame ta triiki veega. See tähendab, et me ei pane liiga palju vett, sest kui liiga palju vett lisada, me keedame kõik vitamiinid välja ja ta ei ole enam nii hea. Katame kaanega ja keedame 20 minutit umbes. Edasi lõikame siis tšilli, aga tšilli lõikamisel soovitan kasutada kindaid. Kindad kätte ja mis te arvate, mis on kõige kuumem osa tšillist? Ei ole seemned. Tegelikult on see valge membraan, mis on tšilli keskel. Ta on hästi selline tugev, et seda paeme ka natukene. Tšilli lõikame hästi peened rõngad. Järgmisena võtame ette rohelise sibula ja lõikame peened rõngad. Redistel lõikame selle väikse juure otsasid ära ja siis on vaja nii õhukesed tükid, kui te olete võimelised lõikama. Järgmisena siis nokime petersillil ainult lehed. See on selline mõnus rahulik töö, mida võivad lapsed teha. Alustame siis ratatouille aedviljade lõikamisega ja kõige esimesena lõikame šalotsibula. Šalotsibul on selline mõnusam, magusam, mis sobib suurepäraselt siia, et ta ei kipu niimoodi üle trumpama siis üle enda aedvilju. Kuidas mitte nutta, kui sibulat lõigata? Lase kellelgi teisel lõigata. Aga muidu lase külma veega sibul läbi ja see aitab mitte nutta. Lõikame sellised sentimeeter korda sentimeeter tükid ja asetame vaagna. Järgmisena lõikame varsselleri võiks lõigata niimoodi pooleks, kui ta on väga lai, et me saaks umbes sama suured tükid, kui meil sibul oli. Paprika lõikame niimoodi pooleks, rebime ta lahti, eemaldame seemned ja me eemaldame ka selle valge paprika osa, sest et me tahame, et paprika ratatouille oleks ilus punane,
et mitte värvi ära rikkuda. Ja siis samamoodi lõikame ta pooleks, veel kord pooleks ja jälle sellised tükid. Hernekaunad võtame niimoodi nad ette ja lõikaks umbes 3-4. Sellised mõnusad suured tükid. Krevetid võtame pakendist välja. Ilusasti lõike lauale. Ja nüüd on tähtis, et me lapiti hoiame kreveti ja kus siin väike sisselõige juba tehtud on, paneme noa siia vahele ja lõikame kreveti ilusasti pooleks, et fileerime ta niimoodi pooleks. Siin sees on ka väike selline must niitjas osa, mida me peame ära eemaldama. Ja paneme krevetid kõrvale. Järgmisena marineerime meie pardi ära. Marinaad on ainult soole ja pipraga, mis me teeme, me puhastame teda natuke, lisame soole ja pipart ja laseme 10 minutit lihtsalt seista, et sool sulab ära ja ta hakkab läbi liha pardi sisse tungima, mis annab siis parema maitse nii väljast kui ka seest. Selleks eemaldame pardi pakendist ja siis pardil on selline heledam kelme ja siis on tumedam. Et me eemaldame ära selle tumedama. Seda kõige parem on teha noa otsaga. Lõikame ühtepidi ära ja teistpidi. Lisame siis pardile peale soola ja pipart. Pöörame ümber ja maitsestame ka siit poolt. Tänu video tegemise maagiale on mul lõikelaud jälle puhas. Kodus peate ta ikkagi ära loputama, aga me puhastame ta ära, et lõigata lahti meie ciabatta saia. Ciabatta me teeme täna 4 inimesele, et me lõikame selle tegelikult 8. Et kõige parem, lõikame ta pooleks, lõikame veel kord pooleks ja siis veel kord pooleks. Et saame sellised 1–1,5 sentimeetri paksused tükid. Siis kui meil ahi on ilusasti 190 kraadini jõudnud, me oleme valmis meie bruschetat tegema. Et selle jaoks võtame meie ciabatta ja pool võist. Sellest poolest kasutame ainult veerandit, et terve koguse võid ma jagan ära 4. Ja see veerand lihtsalt määrime ciabatta peale ja asetame ahjuplaadile. Kui ciabatta on ilusasti võiga kaetud, asetame ta 5 minutiks ahju. Paneme sellise tugevama kuumuse ning lisame kohe külmale pannile või. Me liigutame seda võid niimoodi, et ühtlaselt rahulikult sulaks. Ja nii kaua, kui ta meil siin sulab, leiame köögiviljad, mida meil läheb tarvis, küüslauk, tšilli, tsibul, redis, petersel ja muidugi meie krevetid. Ma eemaldasin ühe teelusikade ja küüslauku eelnevalt meie kogu küüslaugu kogusest ja ma lisan selle siis kuumale pannile. Ja samal ajal ma lisan ka natukene tšillit. Tšilli on selline asi, et paljudele meeldib natuke rohkem, paljudele meeldib natuke vähem. Et siin mul ei ole mõeldud mingisugust kogust. Et pane paar tükki, kui sa tahad sellist mahedamat ja natuke rohkem, kui sa tahad sellist tugevamat. Ja praeme mõnusalt või sees umbes 30 sekundit. Nüüd, kui küüslauk ja tšilli on natukene aega niimoodi õrnalt praedinud, lisame krevetid. Krevetidega läheb siis hästi kiiresti, et me praeme neid sellisel tugeval kuumusel umbes minuti aega. Korra segame niimoodi ning lisame rohelise sibula.
Kui sibula pannile oleme ära pannud, korra niimoodi segame, lülitame tule alt ära ning lisame redise ja rebime peterselli lehed lihtsalt natukene väiksemaks. Siis maitsestame pipra ja soolaga. Korraks veel segame ja lisame laimimahla. Laimimahla siis lisaks maitse järgi, et lisame alguses natukene, siis maitseme ja kui ei ole veel küllalt sellist värskust, laimi värskust seal juures, siis lisame natukene veel juurde. Ja olemegi valmis serveerima. Selle jaoks võtame ühe taldriku, asetame peale 2 mõnusat viilu ciabatta saia ja siis tuleb kreveti miks siia peale. Bruschetta on selline mõnus, ta saab väga kähku valmis ja see on hea selline vahepala. Siis kui on väsimus peale tekkinud peale ettevalmistust. Parti siis praeme täna natuke teistmoodi. Et me praeme teda ilma rasvaaineta ja külmal pannil. Et mul pann on täiesti külm ja ma asetan pardi siis nahka allapoole pannile peale. Ja alles nüüd lülitan pliidi sisse. Ja ma lülitan jälle sellise tugevama kuumuse, et 13-14 ja lasen umbes 6 minutit praadida ühelt poolt ja siis keeran ümber 20 sekundit teiselt poolt. Kui part on meil ilusasti mõlemalt poolt praetud, eemaldan ta pannilt ja panen ahjuplaadile puhkama. Kui part on mõnus selline krõbe, pöörame ta niimoodi ümber ja siis 20 sekundit teiselt poolt. Ja kui ta on natukene värvi põhjast saanud, eemaldame tulelt ja asetame ahju plaadile. Pardirasvast, siis pool sellest rasvast me lisame ühte väikesesse potti ja paneme sellise keskmise kuumuse jälle ning lisame ühe teelusikatäie küüslauku. Kui küüslauk on 20-30 sekundit niimoodi praadinud, lisame selle homaari kastme siia sisse. Ja siis jätame sellisele keskmisele tulele lihtsalt podisema umbes 10 minutiks. Ülejäänud küüslaugu lisame siis meie pannile, kus me parti praadisime ja praeme umbes 30 sekundit. Võtame enda ratatouille aedviljad endale kõrvale ja lisame alguses sibula. Ja praeme umbes 1 minuti. Lisame siis siia ka varsselleri. Kindlasti peab lisama aedvilju sellises järjekorras, kus nad küpsavad. Et pärast, kui me lisame viimasena kaunerned, et nad oleks sama krõmpsud, kui meil on sibul ja seller. Seller on selline tugevam köögivilja, et ta vajab natuke kauem lihtsalt. Segame ja laseme veel praadida siis minuti. Lisame paprika. Jälle korra segame ja jällegi praeme umbes minuti. Kui paprika on siis natukene aega praadinud, lisame meie tomati segu siia sisse. See koosneb siis
tomatipastast ja purustatud tomatist ja mõned ürdid. Lisame ilusasti kõik siia peale, segame läbi ja jätame vaiksel tulel podisema. Ja ongi aeg panna part meil ahju. Part siis võiks küpseda umbes 5–6 minutit. Et alguses ma panen peale 5 minutit ja siis ma vaatan. Ma katsun korra, kui ma tahan natuke rohkem küpsemaks saada, siis ma panen veel 1 minuti. Kurdame siis bataadi ära hästi ettevaatlikult. Ja lisame siis vahukoort. Ja 1/2 meie kogu või kogusest. Saumikser. Kui kodus saumikser on puudu, siis võib kasutada kartulitampi, kuid peale tampimist ma soovitan läbi sõela suruda. Ja ongi meil part nüüd valmis. Võtame ta siit ahjust välja. Nüüd on väga tähtis, et me peame ta katma fooliumiga, et ta meil natukene puhkaks. See teeb liha palju mahlasemaks. Fooliumi sisse mina siis tavaliselt teen väiksed augud ka, et veeaur saaks ilusasti välja tulla. Et ma tahan, et pardi krõbenahk jääks ka peale puhkamist krõbedaks. Ratatouille on meil siis nüüd pea 10 minutit rahulikult podisenud, et lisame siia hernekauna ja keerame kuumuse täiesti välja. Segame ta läbi ning maitsestame soola ja pipraga. Kaste on nüüd meil 10 minutit keenud, et lisame siia veerandvõid ja segame hästi kõvasti sisse. Siis kui või on ilusasti täiesti ära sulanud ja kaste on selliseks mõnusaks kreemiaks muutunud, tõstame ta eemale ning võtame ette bataadipüree. Bataadipüreele lisame siis natukene soola ja pipart. Ning segame korralikult läbi.